once again. On läinud päris palju aega, kui ma viimati vlogi tegin, aga ma mõtlesin, mul on tulemas üsna nagu huvitav nädalavahetus ja tore oleks võib-olla jälle seda filmida ja jäädvustada. Täna on neljapäev ja tegelikult vahepeal oli jaanipäev ja hooaegade lõpetamised ja viimased trennid, kuigi paar viimast trenni on mul veel järgmine nädal ka, sest ma jäin full haigeks pärast seda, kui meil oli free flow etendus ära olnud. Aga now on back on track, jaanid on tehtud, me olime nii mõnusas kohas sõpradega koos, kus meil oli bassein ja saun ja ma käisin veel 2 õhtul esinemas ka. 22. ja 23. sõitsin õhtuks siis Nancyga esinema, siis läksin tagasi ja nüüd ma olen tagasi Tallinnas ja tegelikult tänaseks plaaniks on see, et ma tahaksin kodu koristada ja ma tahaksin rõdu korda saada, et ma lähen ostan mingeid taimekesi Bauhofist ja siis teen rõdu korda, koristan kodu ja siis meil on Miisudega järjekordne meie igakuine kokkusaamine. Täna on mingi greasing board night või sükest, ehk siis nagu me igaüks teeme mingid snäki lauakesed ja ma mõtlesin, tegelikult oleks täiega tore rõdul istuda, sest see on täiega ilus ilm. Luna seal vaatab. Luna, ei lähe, ei hüppa rõdu ääre peale. Ta üks päev hüppas jälle sinna rõdu ääre peale ja põgenes naabrite rõdule. Luna, ärme seda tee taaskord. Igatahes ma käin Bauhofis ära ja siis hakkame rõduga toimetama. Nii, ma ostsin sellise ampli ja siis siin on mul mingid lillekesi nagu selle rõdukasti peale ja siis ma ostsin tegelikult ühe kunstlillede kimbu ja vaasi ja LED-lambi, et võib-olla sellega oleks ka tore rõdu kaunistada. Nii et let's go! Ausalt öeldes mul ei ole õrna aimu, mis ma teen. Aga mis siin kõige hullemini juhtuda saab, ei tea. Kodus olid koristatud, seal on veel mingid nõud, mis on vaja pesumasinasse visata. Veel riided kuivavad siin, et panen ka ära. Ja siis, no mul on vaja need taarakotid veel ära viia. Aga ma olen nii rahul, kuidas see kõik siin välja näeb. This looks very cute. Aga nüüd ma lähen poodi, ostan snäkke. No nii, kiire haul enne kui tüdrukud tulevad. Väiksed nachod, siis guacamole jaoks koriandrit, hapukurki, siis mingid sellised crunchy cheese bites, balls. Siis me alguses üldse nagu me ei rääkinud, et kuidas me seda õhtut teeme või kes mida toob. Ja siis Simona saatis mingi laheda TikToki, kus oli, et värvide järgi, nii et ma natukene proovisin seda jälgida. Õuna, tipikaste, siis sellist paprikat, pirni, kiivit, ma ei hakka nüüd kõike välja tooma, hummust, võtsin porgandit ka igaks juhuks, viinamarjad, kurki, tomatit veel selle guacamole jaoks, heavenleid ja that's about it. Aga kuna ma vaatasin Find Myst, et nad juba liiguvad, siis ma proovin ennast natukene korda teha, enne kui nad jõuavad. See on nii pruun kõige nende oranžide ja roheliste kõrval.
Hello, täna on... Tegelikult ma isegi ei tea, mis päev täna on. Mis päev täna on, Rooma? Reede. Täna on reede. Ja alguses ma mõtlesin, et täna ei ole vist väga ilus ilm, sest telefon näitas, et feels like 16. Aga siis ma tulin rõdule ja siin on nii soe, et ma otsustasin, et ma teen väikese päevitamise seshi. Ja õhtul on mul tulemas lauluväljakul Nancy esinemine. Seal toimub mingisugune motoüritus ja tegelikult just oli kuulda täiega siin saamas igast neid mingid mootorrataste hääli. Kuna me elame suht lähedal lauluväljakule, siis kõike oli siiamaani kuulda. Aga ma olen nii rahul, milline see rõdukene välja tuli. Simona ütles eile naljakalt, et mul on mix päris, fake ja surnud lilledest või taimedest siin. Aga ma ei tea, it's a look. Ma arvan, et see on fine. Ühesõnaga, ma näitan tegelikult natukene siis. Need lillekesed on fake, aga need ma mõtlesin, et need oleks tore võib-olla ka lihtsalt kodus hiljem. Et need ma paneks pärast kuskile tuppa riiulile, aga praegu on need suht nunnud siin. Need lilled tulid kuskilt mingisugust õpilast lillekimbust, mis on lihtsalt ära kuivanud ja mulle tundus, et need on nagu veel cute. See on fake, päris lilled. See on ka fake, see läheb ka pärast tuppa kuskile. Seal on seda, mis selle nimi on? Peterselva? Ei, koriander. Seda ma ostsin neile guacamole jaoks. Seal on päris lilled ja need on surnud lilled ja surnud. No siin on ka natuke surnud. Aga see annab veits mingit sükest kõrbepaipsi, nii et it's okay. Aga tegelikult ma ei jõudnud eile väga midagi meie istumisest filmida, sest kuidagi nii mõnus oli ja ma ei tea, ei tundnud, et ma tahaks hullult kaamerat hakata välja võtma või nagu hakata filmima. Aga nii mõnus ja tore oli. Me istusime reaalselt mingi 1:30 vist äkki ja me olime terve aeg siin rõdul ja nii mõnus soe oli ja nagu nii tore, et lõpuks on jõudnud kätte sellised suveõhtud, kus päriselt saab nagu chillida ja ma ei pea muretsema, et mul hakkab hullult külm. Nii et see oli nagu mega tore. Aga mul on tegelikult vaja täna tegeleda ka natukene tööasjadega. Nimelt meil on augusti lõpus tulemas üks mega suur uue show ja mul on vaja selleks hakata kokku panema tantsijaid ja mõelda välja, kes mida tantsib. Aga kuna Siim on hetkel puhkusel, siis ma seda väga nagu detailselt teha ikkagi ei saa. Meil on olemas mingisugune nagu mustand, et mis laulud, mis tantsud ja nii edasi, aga nagu täpsemalt miksi veel ei ole. See on üks suht suur töö ja see tuleb suht vahetult peale meie pulma. Nii et meil on vaja teha üsna palju ettevalmistusi ära selleks, et ei läheks nagu vahetult enne show'd liiga crazy'ks see asi kõik. Nii, mul on päevitatud. Wow, väga kena näen välja. Aga issa, mul on isegi see mütsi trant. Ühesõnaga ma päevitasin ja monteerisin samal ajal vlogi ja järsku sai kell nii palju. Ma ei tea, kuidas see iga kord juhtub, et mul on palju aega ja siis ma järsku pean kiirustama. Ühesõnaga ma käin kiiresti pesus, teen endale mingi soengu ja siis ma pean juba tunni aja pärast olema lauluväljakul valmis. Ma ei kujuta ette, kui palav meil on täna seal, sellepärast, et see on raudselt õues ja õues on nii soe, päike täiega huugab ja me peame seal 45 minutit tantsima järjest. See tundub insane, aga jah, we got this. Ma tahaks kindlalt süüa ka, sest ma olen järsku mega näljane, ma sõin viimati hommikusööki ja kell on praegu saamas mingi 4:30. I have to eat. Pesus on käidud ja kõik, mis ma praegult külmkapist leidsin, olid väiksed porgandid, kurgikesed, või ma lõikusin neid ja hummus eilsest istumisest. See on kõik, mis ma praegu jõuan süüa. Ma mõtlesin, et ma alustan täna hoopis oma ettevalmistus sellega, et ma teen endale soengu kõigepealt. Lähen see kammi üles. Ma ei tea, tegelikult mulle üldse ei meeldi kiirustades ennast valmis panna, aga mis ma olen aru saanud, et rahulikult tehes meigi ja soengu tegemine Nancy jaoks näiteks, kui ma pean selle patsiga tegema, mul läheb umbes 50 minutit.
niimoodi, et ma chillin. Noh, et ma hullult palju nagu ei jokuta ka, aga nii, et ma jõuan rahulikult kõike teha. Vajadusel korrigeerida, what not. Aga praegu on mulle tund aega, et teha see kõik valmis ja jõuda kohale ka. Õnneks lauluväljak on mu kodu lähedal. Nii et siis ei lähe väga palju aega. Tegelikult ei ole hullu, kui ma ka natukene hiljem jõuan. Lihtsalt ma ei taha väga palju hiljem jõuda. Ja tegelikult ma pean veel asjad ka kokku pakkima. Otsima õiged esinemisasjad. Nii, ja nüüd on kiiresti meigi valmis. Nii et see you later. No nii, ma olen valmis. Jõudsingi teha nii soengu, lisada patsi, meigi. Kott on koos ja 15 minuti pärast ma pean kohal olema. Aga ma täpselt selliselt jõuangi, nii et all is good. Nii et let's go esinema. Nagu midagi ei ole. Taking the tie, One Direction, the other direction, Rice, Carl Lewis, 18 years old from Estonia. So 8. Ma olen tagasi koju jõudnud ja nii huvitav, et seal oli nii vähe rahvast, et alguses, kui me läksime reaalselt lavale, kedagi ei olnud lava ees, ma olin mingi päriselt, kas me tõesti esineme 0 inimesele. Okei, kaugemal inimesed istusid mingite nende kotttoolide peal ja mis iganes. Aga lõpuks ikkagi inimesed tulid natuke lähemale ka, aga no ikkagi seal oli mingi, ma ei tea, maks hetkel võib-olla 15 inimest. Aga see oli hea sükene soojendus homseks esinemiseks, sest et me homme lähme Retrobestile esinema. See toimub kuskil Otepääl, Pühajärvel vist. Ja, Pühajärvel oli see. Seal on kindlasti väga-väga palju rohkem inimesi. Seega, ja, täna siis sükene esinemine. Muidu oli kõik väga hästi, nagu vaip oli hea ja õhku oli ja no veits ikkagi palav, sest et nagu väike vaistis meie poole ja õues oli ikkagi suht soe, aga muus osas oli kõik nagu nice. Nii et ja, aga ma mõtlesin, et ma nüüd monteerin natukene edasi ja kuna mul on niikuinii juba make tehtud, siis mul oleks vaja Crazy G jaoks mingeid klipikesi teha, nii et ma arvan, et ma mingi pool tunnikest proovin monteerida ja siis teeme Crazy G asju. I'm sorry, I just need 1 minute to make sure I look good. Ma olen tulemas Õllesummerile esinema. Ei, oota, mis ma mõtlen nüüd läbi. Oota, nii. Ciao. See ya. No. Tere hommikust, täna on laupäev ja kell on saanud mingi 1. Mu algne plaan, et minna Maaritiga Lux Expressi mingi PR-üritusele läks täiesti luhta. Eile, kui ma hakkasin uuesti vaatama, ühesõnaga plaan on selline, et ma lähen Maaritiga, teen seda Luxi trippi Tartusse ja siis lähen Tartus bussi peale, et sõita Pühajärvele, kus meil toimub täna Nancy show. Ja eile öösel mingi 2 paiku, kui ma hakkasin uuesti nagu üle kontrollima, et mis keelas see buss ikkagi läks ja nii edasi, siis ma vaatan, et seda
bussi lihtsalt enam ei ole seal nimekirjas ja ma olen mingi, mida? Hakkan siis veel vaatama, et äkki, kas sealt ikkagi sai piletid ette osta, et äkki piletid on ära ostetud, vaatan, piletid ei saa ette osta ja ainukene nagu lahendus või nagu mitte järeldus, ainukene nagu põhjus, miks ma arvan, et see võis olla nii, on see, et ma vaatasin valet kuupäeva, kuigi ma enda arust panin õige kuupäeva, ühesõnaga kõik läks valesti, vaatasin mingit muud varianti väga ei ole. Kellaajal midagi muud ei klapi ja inimesed, kes mingi kainet juhid Tartus neid sõite Retropestile pakuvad, oli mingi 50 €. Ühesõnaga, see oli väga nõme, nagu ma nii tahtsin minna ja nagu ma nii nõme tunne, et Maarit nüüd pidi üksinda minema, sest et ma nii hilja vaatasin seda, et kedagi oleks leidnud ka nagu minu asemele, sest et see start oli mingi 10:40 juba. Ühesõnaga, ju siis pidi nii minema, Maarit ütles ka, ma loodan, et ma ei tea, miks, aga ju siis pidi minema nii, aga nüüd ma jõudsin Bolt Drive'ini, võtan siit selle, sõidan kesklinna poole, siis me sõidame Nancy juurde ja siis sealt stardime Pühajärvele, nii et tuleb üks pikk road trip Otepää poole. Me jõudsime nüüd Pühajärvele, teeme väikse meigi, siis on soundcheck ja siis 2,5 tunni pärast läheme lavale, nii et meil on palju aega. Jõudsime tagasi Tallinnasse. Ma renderdan oma vlogi siin samal ajal, kui ma siin Bolt Drive'ini kõnnin. Aga kuna mul on ülivähakut, siis räägin varsti täpsemalt, kuidas meil täna läks. Ma olen tagasi koju jõudnud ja nii tore esinemine oli seal Retropestil. Oli nii äge publik, nad elasid täiega kaasa ja kõik olid nii nagu riietatud temaatiliselt ja seda oli nii äge näha. Reaalselt, ma ei tea, ma arvan 90% inimestest olid mingite kostüümidega ja see oli nii lahe. Ja seal oli isegi tuldud nagu mingite retroautodega, et seal oli üks parkla, mis oli täis mingeid vanu
autosid ja üldse festivalil, issand, see liigub niimoodi. Festivalil esineda on nii äge nagu vabas õhus ja ma ei olnud Pühajärvel nii ammu käinud ka, et väga nice vibe oli ja ilm oli väga ilus ja olgugi, et me sõitsime nagu suht pikalt sinna ja tagasi, siis nagu sõit läks ikkagi pigem kiiresti ja võib väga rahule jääda. Aga nüüd ma võtan selle meigi maha ja käin pesus ja siis lähen Telliskivisse, sest Rooma on sõpradega seal. Uus-Laines toimub täna ka üks afro- ja dancehalli pidu, kus siis on veel ka lisaks sellele, et on pidu, on ka battle sellises huvitavas formaadis nagu 7 to drink. Tavaliselt on 7 to smoke, aga seal nad peavad shotte tegema. Ja no ma ei ole ise seal käinud, et ma 100% teaks, mida rääkida sellest. Issand, see liigub nii väga. Aga ma loodan, et ma midagi battle'i osast näen ka. Ja kuna ma higistasin selle meigi nii räigelt maha, mitte maha, aga lihtsalt higistamisega see meik on läinud väga hirmsaks, siis ma võtan selle maha ja teen uue meigi. Nii et näeme siis, kui ma olen jälle all glammed up, hopefully. Ma sain ennast valmis. Ma loodan, ma filmi ei hakka, aga kui me läheme kuskile tantsima, siis ma arvan, nii on fine. Tere hommikust! Täna on pühapäev. Õues on mingi 30 kraadi ja meie läheme discgolfi mängima. Aga selleks, kuna meil pole autot praegu, siis me lähme võtame sõbra auto ja siis me läheme täna veel sinna kohta, kus me peame pulmi, vaatame seal pulma koordineerijaga kõik asjad veel üle või ma ei tea, mis ta seal täpselt teha tahab. Ja siis mul on täna veel Girly Openiga õllesummeri proov. Ja tuleb üks pikk päev. Kui valmis sa oled minuga diski mängima, misu? Kui valmis sa oled minuga diski mängima? Ma olen täiega valmis, misu. Ja niimoodi viskama oma selle ühe diskiga. Vaatame ja kujutame ette, kuidas me hakkame abielluma seal muul platsi peal juba. Okei. Nii, pulmakohas on käidud ja nüüd ma liigun edasi Free Flow'sse. Meil on seal Girly Openiga proov õllesummeri jaoks. Ja, ega ma siin rohkemat ei räägigi. 1, 2, 3 ja 4, 5, 6, 7 ja ka ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja ka. Tere hommikust! Täna on kolmapäev ja esimese asjana me vaatasime hommikusöögi kõrvale väikese Avatari Netflixist. Mitte Avatari seda... Küll Avatar. Jaa, aga mitte see Avatar, mida Avatar, The Last Airbender. Ja nüüd me läheme, vaatame, kas me leiame poodidest mulle homseks pulmakleidi. Me läheme homme sõprade pulma. Ja Roomal on vaja või nagu meie pulmaks jalanõusid. Ja kas midagi on veel vaja? Ja ma tahtsin viia ka oma Kiina sõrmuse kullasõpa juurde, aga unustasin kivikse koju, nii et sellega ei saa tegeleda täna. Nii et jah.
ma jõudsin tagasi koju, kleiti ma ei saanud, reaalselt ma käisin H&M-is, Mangos, Zara's, Pull&Bearis, Bershkas, New Yorkeris, ma ei tea, kõik poed käisin läbi ja mitte midagi ei leidnud, kõik olid väga lühikesed või väga sellised mingi mustritega või lihtsalt ei sobinud. Seega, ma ei tea, vaatame siis homme, äkki ma lähen veel kuskilt läbi. Siis ma käisin veel Ilumaailmas, ostsin endale ühe kulmukeeli veel juurde ja siis ma teen pulma sinna külaliste nagu WC-de juurde, sükest emergency kit'i ja sinna ma ostsin käekreemi ja mingi kehasprei ja tegelikult ostsin ühe huulepulga ka, mis mulle hullult meeldib. See hakkab mul vaikselt otsa saama ja kuna Nixis oli praegu, Nixi selles booth'is olid asjad soodukaga, siis ma mõtlesin, et ma võtan sellega juba siis. Aga nüüd kuskil tunni aja pärast meil on start õllesummerile. Mul tuleb seal soundcheck, siis ma esinen seal ja ma olen veits freaked out. See on näonaht ka natukene jumpsib selle suve kuumuse ja palavuse higistamisega. Aga mõtlesin, et ma veel sain sükese asja kingituseks selle eest. Ma ostsin 2 Nixi toodet, ma isegi teadnud, et seal sükene kampaania on. Aga seda saab siis kasutada meigi tegemisel. Aga ma mõtlesin, et ma proovin ennast natukene valmis teha selle jaoks, et me lähme soundi tegema. Jah, nii hirmus. Let's go! Oh my god. Nii, me jõudsime nüüd õllesummerile. Siin kõik ka vaikselt valmistavad. Ja meie alustame kohe ka soundcheckiga, seega ja vaatame, kuidas sellega läheb. Päris hirmus ikka. DJ Julka! Hey. Nii palju käepahlasid mul on. Läheme nüüd õpilastele ja siis on väike prep. Crazy chill lyrics. Slay, slay, slay. Pull 5 ka. Boom. korda ja siis me proovime juba bussiga koos, jah? Ehk siis on sellised sõnad. Boom and the boom, jah? Boom and the boom. Boom and the boom. 3, jah? Boom and the boom. Boom and the boom.
Chicks! Snake Baddies, baddies, baddies. All I hear wrong is baddies. They on my tongue. You can have them back. Siis kui lähed vanainimestega pead sooja tegema. Tänane päev on tehtud ja ma ei suuda uskuda, et ma tegin selle esinemise ära. See oli mega hirmus, aga mega fun samal ajal. Ja mul on nii hea meel, et nii palju mu õpilasi, põhimõtteliselt kõik mu õpilased tulid mulle kaasa elama ja mul isegi ema tuli vaatama ja siis ma tegin väikse shoutout'i ka talle lava pealt. Ma arvan, et ei olnud üldse valmis selleks, et ma ütlen mingi mu ems tuli ka siia. Ja nii tore ja nagu see on crazy, et mul oli üldse võimalus Õllesummeril esineda. Ja no ilmselgelt oleks saanud igasuguseid asju paremini, blablabla, aga ma ei taha jääda sinna mõttesse kinni. Ma tean, kus ma mingi mööda laulsin ja kus ma mingid sõnad ära unustasin, aga kogu see tunne ja emotsioon ja see adrenaliin korvab kõik selle, mis nii-öelda ei läinud nii, nagu ma oleksin tahtnud, et läheks. Seega ja mu õpilased olid ka nii tublid Õllesummeril esinedes, et me juba, ma ei tea, mitmendat aastat järjest esinema seal, nii et nad saavad siis tänutäheks käepaelad ka, et saavad festivali nautida pärast. Et see on väga tore siukene asi ka, mida hooaja viimase asjana saab nendega veel teha. Nii et ja, ma ei tea, mis sellest vlogist saab, selles mõttes, et kas siit tuli üldse mingi normaalne asi kokku. Aga ma loodan, et sulle meeldis see video ja olen väga tänulik, kui paned videole like'i, kommenteeriksid midagi alla ja ärge unustage panna subscribe ja näeme juba järgmises videos. Ma arvan, ma juba see nädalavahetus jälle vlogin, sest mul on tulemas palju esinemisi ja aitäh, et sa vaatasid ja näeme järgmine kord. Tšau!